Nii, tervist, maailma rahvad. Oleme Hutu ja Tutsi show otse, mis on meil avalik lindistus. Me on esimene avalik lindistus. Me tavaliselt oleme konspireeritud. Keegi ei tea, kus me ja mida me teeme, aga loodame, et siin läheb kõik kiiresti ja valutult. Meil on 21. saade ja see on kaunis eriline. Meil ei ole kunagi olnud 2 külalist. Praegu on meil siis nii hästi, et meil on Kertu Luisk. Me oleme ise nagu seaasjanduses võhikud, me võtsime seaeksperdi kaasa ja siis on meil teine väga oluline ekspert, härra Jürjental. See peaks olema kitarr, eks ole, kui ma ei eksi. Ja et see on sellisel instrumendil ja härra Jürjental instrumendil, et ei eksiks. Ja siis me alustame oma kultuuritraditsiooniks kujunenud saadet, millest on väga spetsiifiline ja millist teist tegelikult ei leia. See on siis genotsiidi hariduse, genotsiidi kultuuri ja genotsiidi pärandi väärtustamise projekt. Ja ole hea, Reimi, juhata siis meie 21. saade viisakate sõnadega sisse. Ja, tere, mina olen Reimi, mina olen eestlane. Aga mina ei ole eestlane, mina olen hutu. Ja meil nüüd oligi, et kui meil selline ettepanek laekus, et siis küsime, kuhu on ja siis Moostesse. Ja me oleme Mooste mõisa Sigalas, me ei ole mingisuguses suvalises laudas ega tallis, siin on Sigala kodanikud. Ja siis oli see, et mõtlesin, kuhu on ja esiteks on see, et me oleme siin pealinnast piisavalt kaugel ja mõtlesin, lähme ikka, loomulikult lähme, et see on õhkkond on kindlasti nagu selline positiivne, aga pederast ei tohiks nagu olla väga, on ja. Peteti, jälle peteti, aga ega see ei ole esimene kord. See pole esimene kord, on ja. Ja siis oligi, et võtame siis nagu sellist nagu lisaseltskonda juurde, avalik lindistus ja nii ongi. Endiselt on sedasi, miks meil on nagu see, kuna me räägime genotsiidist kõikidest seal. Me oleme tööinimesed ja me oleme kohe valmis tööle minema, meil on tööriistad alati kaasas. Ja samas oleme patsifistid, nii et ma ei poolda mitte mingisugust genotsiidi, mitte mingit vägivalda, ma ei poolda, nii et tööriistad on töö tegemiseks, mitte nad ei ole mingi vägivalla aktide sooritamiseks. Ja siis ongi, et kuna me Sigalas oleme, siis teeme väikse sissejuhatuse, et kindlasti on ka publik, kindlasti teab sellist raamatut, nagu on see George Orwelli, Loomade farm aasta 1984. Ja kui rääkida nagu selle George Orwelli kirjaniku taustast, siis ta oli sotsialist. Ta oli sotsialist, ta Hispaania kodusõjas kunagi ta võitles nagu nende punaste poolel, see tähendab vabariiklased olid, tollel ajal olid, võtad mingid vabariiklased, võtad liberaalid, võtad sotsialistid, võtad anarhistid, põhimõtteliselt see on üks sama kui punt on ja kommunistid on. Ühesõnaga, kommunistid läksid omavahel tülli Hispaanias. Seda küll, aga nad pärast ikkagi nagu võitlesid, selles suhtes võitlesid nagu selle Franco režiimi vastu, kommunistlik režiim võitles Franco režiimi vastu. Ja siis ütleme, see George Orwell, hiljem tuleb meil ühest teisest kirjanikust veel juttu, aga siis George Orwell oligi just kommunistide poolel, nii et sealt ta saigi tegelikult inspiratsiooni, kuna ta nägi kommunismi olemus nagu seest poolt. Ja siis selle raamatu kirjutamiseks ta saigi inspiratsiooni sealt. Ja siis ma nüüd ennem, kui ma nüüd Kertule siin paar sõna, ütleme tänasele nagu selle Sigala ja seaspetsialistile nagu sõna annan, siis ma loeks nagu väikse lõigu, et nad siis nagu inimesed nagu mõtlema hakkaksid, et kus me oleme praegu. Nad ei hakka. Jah, mõned hakkavad. Nagu ütleme, üks tagurlane Jüri Lina ütleb seal sedasi, et miks tema oma neid asju, kõiki neid teeb, neid loengud ja kõike, ta ütleb alati sedasi, kui kas või iga kord lisandub üks inimene, kes hakkab mõtlema, siis on selle asjal mõtet. Kas praegu lisandus üks inimene? Tõstku käsi püsti, kes lisandus? Ma ei näe käsi. Ma tagant nägin, ühte kätt nägin tõusmas. Sellega on korras. Ühesõnaga see lühike lõik, mille ma siit loen, ongi sedasi, et kunagi olid nagu kõik samamoodi, et need selle farmi asukad, et nad olid kogunenudki siis nagu siis ka põhimõtteliselt nagu sealauta. Ja siis kohal olid kõik loomad linnud peale Mooses. Mooses oli üks taltsasronk, kes magas veeruse sõrel. Siis oli, ja kui major nägi, major oli tegelikult üks vana ja elutark kui Kult, keda nagu kõik, ta oli selline autoriteet, kõik kuulasid teda. Kult on üks sort sigu, kes ei ole maal elanud ja ei tea. Ja, kui major nägi, et kõik on kenasti platsi võtnud ja ootavad tähelepanuga, pühatas ta kurgu puhtaks ja alustas. Seltsimehed, te olete juba kuulnud sellest isevärki unenäost, mida ma möödunud ööl nägin. Selle unenäo juurde tulema hiljem tagasi. Esmalt on mulle öelda muud. Ma ei arva, seltsimehed, et mind veel kauaks teie seas on,
ja ma pean oma kohuseks anda teile enne surma edasi kogu tarkus, mille ma olen kogunud. Mul on pikk elu selja taga, üksi oma aedikus lesides on mul olnud aega mõtteid mõlgutada ja ma vist võin öelda, et mõistan maist elu niisama hästi, kui iga teine praegu elav loom. Sellest ma tahangi teile rääkida. No nii, seltsimehed, missugune see meie elu siis on? Vaadake me tõele näkku. Meie elu on vilets, täis töörügamist ja üürike. Me sünnime, meile antakse just nii palju süüa, et meil hing sees püsiks. Ja need meist, kes seda suudavad, peavad töötama viimase jõurasoni. Ning seda maid, kui meist enam kasu pole, notitakse meid julmalt maha. Ükski Inglismaa loom, kes on üle aasta vana, ei tea, mida tähendab õnn või jõudeaeg. Ma põhimõtteliselt, ega me oleme ka mingit moodi oleme ka praegugi Briti alamad. Inglased oskasid vanasti sead tööle panna, panid see tähele. Ja. Aga meil alles õpivad seda kunsti ja sead logelevad ja ma saan aru, et see tekitab viha, siis need sead lihtsalt notitakse maha, sest neist ei ole mingit kasu. No jah, neid on liiga palju ka. Liiga palju ja ei tee tööd. Sigadega, vaata siin sigadega tuli see lugu, et tegelikult siin, pärast ma loen selle lõigu lõpuni, aga siis sigadega oli ju see kevad oli ju, ise juhtusin nägema, see oli veebruari lõpp või märtsi alguses, et nägin üks uudis oli, kus see oli mingi Eurostati andmetel, kus oli sedasi, et eelmine aastaga, et nii ja nii paljud need, ütleme seal kõik Euroliidus, kõik toiduainet hinnad tõusid. Ainukene toiduaine, mille hinnad ei tõusnud, oligi sealiha. Ja see on selle pärast, et sigu on liiga palju. Läks paar kuud mööda, aga sead ei haigeks, kõik katk tuli. Vaata, kuidas kõrgemad väed sekkuvad majandusse ja majandus saab korda. Iseenesest ei ole vaja nagu mõelda, mida teha, kuidas saab mingit projekti kirjutada. Palvetad, taevane, kes sa seal oled, on ju, ma ei tea, kes sotsialistidel taevas on, Marx või kes neil seal Engels. Ühesõnaga, taevane Engels, mul on siin sigad, jama on, anna mulle, niimoodi käib see. Ühesõnaga sedasi, et ükski Inglismaa loom ei ole vaba, ka ei ole need Inglismaa alamad kunagi vabad. Ja siis loomade elu on üks ainumas viletsus ja orjus, see on sula tõde. Aga kas see kõik ikka on lihtsalt looduse kord? Kas see tuleb sellest, et meie maa on liiga vaene, et kindlustada korralikku elu oma asukaile? Ei, seltsimehed, 1000 korda ei. Inglismaal on viljakas pind, hea kliima, maa suudab anda rohkesti toitu, võrratult suuremal hulgale loomadele, kui need praegu siin elab. Nii. Ja nüüd mõelgem ka sedasi, et kas meie elu on seda väärt siin kõik, et ka meie maa on viljakas, meil on ka lisaks viljakale maale, meil on siin veel fosforiit ja kõike muud, ja me võiksime ka oluliselt rikkamalt elada, meid võiks ka palju rohkem olla. Ja selle küsimusega pöördumegi auväärt külalise poole, kes tunneb sigu ja fosforiiti ja Briti või need liitlase sõdureid lähedalt, et ole hea, vasta siis sellele keskmise raskusastmega küsimusele. Aituma, tervest muu poolt kõigile. Aga kus te ütleti, et oli inimesel rikkust on jo, ma telekast olen näinud väga hästi elävä ja isegi kun minna Tallinnahe, siis seal Vargamäe pealt seal väga hästi eläsi inimese. Meile lihtsalt nagu ei jõuada kohale, aga on võib-olla mi hinda süü, sest mi pead tesi ka olema sama targa kui nema seal. Ja näytuses nüüd tule Euroopast raha pääle, et kuis siis, ega mi esi oma päega ju tohi mõtelda, sest et oma vanuugia mõtlese meist targempahe ja siis üks keitsipillo mütelny, et sialiha tuu ongi halv ja toda tohi süvä. Ja ma olen tävästi tuu puult, et häutami siis siaär, näid süvä tohi. Aga õige! Ja väga hää. Aga seal on üks moment viil, mis nüüd Euroopast tul sääne direktiiv, et tsiko või ka kasuta lehmi asemel. Nüsmises, üüga nüsmises. Selle, et tegema näitame siin sedasi, lehma pilt veis ja pilt. Ta on lehm, jah. Lehm on karvasem kui siga, ega muud vahet ei ole. Ja suurõmp ja lehmil on ka tuu häde. Lammas on väiksem. Piima annavad ühe palju, selgub. No päris üte palju ei anna, aga tsiol on tuu eelis, et tsiga ei tii nii palju taad kõhu tuult. Et on nagu ei reosta nii palju. Kliimale on hea, siga. Jah, tuu on kliimale väga hää. Ja siis me olegi nagu nüüd, ma olen lihtne tüünemine, ma teen toda, mida üteldes, aga et siis me inemp ei nüsse lehmi, tuu tul ärkaota ja tsialiha, kui nad on halv, siis tsiia tul ärkaota ja siis enne tuud me nüsse meid tsiia ära. Enne lüpsad ära ja siis hävitad või? Nagu ahtras ja see inemp piima tule, siis või ärkaota. Aga tollega on ka veel oma tarkus üks nuur, mis ütel,
tuuga välja telekan, te võib-olla oli näinud, aga kui tia maha matta, siis maapind läht kipen lämmämbäs, aga tuo oli kliima soojenemine, tuo oli tuuasi halvasi. Siin on ilma ja kliimat ei tohi segamini ajada, et see, kui siga teeb soojemaks, see on ilm. Aga kui sina, eks ole, peeretad, siis see on kliima. Või ma tahtsin öelda, et mina peeretan, see on kliima. Inemine mõtles. Aga sääne mõte on, et kui me sias siis maha matami, maapind läht lämmämbäs ja see oli nii, et me saame õnne üte saagi, sest sa mitu saaki aastan, sest maa on lämmi. Mets ja saaki me saame juba 3 korda aastas. Ja Reinis oled jahimees, sa võid ju kinnitada, et 3 korda aastas saab mets ja saaki meil. Ei, ma ei tea, mina pole senimaani veel ühtegi metsi ka näinud, kes 3 korda aastas poegiks, aga noh. Pead rohkem mõtsan käima. Ma ka olin, aga kui telekest üteldes, ma nakkai vaidlema. Lehma või see siga lüpstaks, ma usun, kui niimoodi Brüsselist, eks ole, tuleb selline teave. See on teaduslik konsensus. Ma kujutan ette, et kõik teadlased on kokku leppinud. Tiidlase oma võiks asjamann ja hästi rahastab. Ma olen põllumajandusteadust õppinud ja täitsa okei jutt mu meelest. Tuleb lihtsalt vaja, kui need friisitõugu seatud maale tuua ja saab korda asjad, jah? Ja siis tundmatel väga hääd lumi sattas maha küll, tiasel maal nad tegevad maapinna nii lämmes, et lumi sulas sõkvar ja siis sa saadki seal kasvata omi asju ja ma arvan, et tuu võisi määntsegi Nobeli avuhinnagi saia. Et ma sai aru, kui svarnam oli tuu peale tuldu. Ma arvan, et selle Nobeli preemia võiks anda Kaja Kallasele, sest tema tegelikult esindab Euroopa Liitu. Ja kui on vaja auhind kätte anda, kellele sa annad, eks ole. Muidugi Kaja Kallas läheb esindab ja võtab selle preemia. Ma olen ka tuu poolt, et kipen nagu talle hääd miilt ette, sest ma olen kuulenud tal väga hästi oli, et meil on ma siin inemise, kulluse, kaese, mõtluse üten, aga ildaigu ta läts Brüsselin suure saali ette, oligi kedagi. Ma siis kirjoti ka, et tulgu siia, ma tunnikase lööve talle, et võimi nagu kõnelda oma vaihel. Aga ma pelgät ta tuli, ta ütel, et mi kandin siin oma kurja inemise. Ja kui ta näge taad videot ja sul see matsete käenam, ma arvan, et ta tuli. Mina ei ole ühtegi siga tapnud erinevalt siin valitsus volitatud isikutest, kes tapavad neid tuhandete kaupa, et selles mõttes mind ärge kartke. Aga kui mõtelda, et tsialiha ongi nii halv asi, sest ta on nagu häätego ju. Aga seal vahepeal me saame ka piima, mis on ka nagu hää ju. No piim on väga hea, aga selle positiivse noodiga me võiksime nüüd minna teise külalise etteaste juurde ja nüüd mõelda selle piima üle kõik koos järele.
oivaline, aga mitte nagu härra Part, vaid nagu härra Jürjendal. Nii, aga läheme siis edasi Hutu ja Tutsi show'ga ja meil on ette valmistatud väga pikk ja põhjalik programm, mis tutvustab meile genotsiidi ühe, teise ja kolmanda nurga alt ja genotsiidiga haakuvaid teemasid. Aga kõigepealt täna on sedasi, me aeg-ajalt ikkagi võtame ette selliseid kulinaarseid eksperimente, see sõltub alati sellest, et mis meile, ütleme, meie äripartnerid Vennas Vabariigist Ukrainast saadavad parajasti. Ja täna meil on üks selline kulinaarne eksperiment, et meile saadeti sinna. Nad on üritanud meid enne ka ära tappa. Meil sedasi mingid Tšernobõli piirkonnaga mingid valged kärbseseened olid meil millalgi siin näri saateks. Seda te üle ei oleks elanud. Aga nüüd meil on sedasi, nüüd saadeti 2 konservisid. Ja see on ukraina keeles on see peale kirjutatud Tostolobik, naturaalne dodavanne oli. See tähendab põhimõtteliselt sedasi, ütleme, naturaalses nagu õlis, naturaalne ja siis õlis, kohe avame, siis me näeme, mis siin on, mis surskari või mis ta sealt tuleb. Mina ei vaata seda. Ja põhimõtteliselt Tostolobik, kui seda nagu tõlkida, kui vene keeles Tolstolop, ta siis tähendab mingi siis nagu paks laup või ütleme mingi. Jämepea on eesti keeles. Madal laup, vesi pea. Tunta asi, mis atleetel on siin otsain sääne korrus või? No inimesegi ja kihekultuuriga tegeles. Neil on ka sääne nagu korrus siin otsa. Neil on juuksed kasvavad otsa ette. Sama asi või? Põhimõtteliselt mingi uroodiga on tegu, see on fakt. Ta on lahingvälja pealt, oloi. Võt seda ma ei teaga, et mis seal täpselt on, aga me üritame ta lahti teha, siis mõelda, et mis siin ikkagi on. Ta ei ole midagi nii hirmsat varem näinud, ma ütlen teile. Vaatame, meil on siin veel seda. Mille ta Reikovi Markule saada ei saa neid asju? Temale või? Jah. No nii. Nii, oota ma... See ei ole see. Ei. Ei ole see. Ei ole see. Ei ole see. Kohe vaatame, kui edukalt nad nüüd lahti saame. Et me ennast täisideega, et mingi see Aapo Ilves ennem lubas, et kõigepealt teeb enda margi täis, kui me vaatame, et enda marki täisidee siin. Wow. Nii. Tunneti lõhna, jah, tunneti. Me ei saa seda kuidagi nagu seda muljet praegu nagu väljendada. Kirjeldada. Aga see näeb välja umbes nagu oleks... Parem kui surnud sea lõhn. Nagu tuunikala. Lõhe. Nii. No kohe proovime seda. Sa näed sa. Kertu pole hea. Nii, no nii. Härra Utu. Näed. Ole hea. Ta leiba ka. No, mina olen kõige julgem siin. No nii. Ma järgmisena vaatan seda. Ennem kui mingi sealt midagi kommentaare pole kuulnud veel, aga. Nii, see on millegi moodi. Ta tekstuur on sääne nagu tatine. Püdel. Tal oli nohu, ma arvan, sellel jäme peal. Võib-olla oli konservi tegijal. No igal juhul me oleme selle edukalt läbinud, selle kondiproovi. Kondiproovi on läbinud. Kui nüüd mõelda nagu selle Ukraina ja ukrainlaste nagu raske olukorra peale, siis kui me mäletame, siin oli see eelmise kommunismi aeg, et kus nendel oli see energiasäästurežiimid olid seal kõik ja meil ei antud süüa seal paar aastat. Meil oli selline energiasäästurežiim. Ei, no üldse, vaatame, ega meil oli ka siin selle energiasäästurežiimiga oli ka seal, et tuli jälle maha, et täna on mingi teine, mingi... Ja. Kuidas see täpselt oli? Vanemad inimesed mäletavad, et eelmisel okupatsiooni ajal tulid raadiost sellised sõnumid, kus öeldi, et 35. Ja mingisugune energiatarbimise režiim oli vist 35. Aga see ei käinud inimeste kohta. Minu meelest see oli nagu tehastele või tööstustele. Et see kogu aeg tuli, aga aru ei saanud täpselt, mis see on. Kogu aeg räägid. See oli kood. Ja, võib-olla anti luurajatele sõnumeid edasi. Võib-olla ei olnudki olemas sellist režiimi. Aga põhimõtteliselt on sedasi, ega seal nende ukrainlaste sõjatingimistes on praegu see, et ma räägin ka täpselt, et ma nendega suhtlen igapäevaselt. Tingimused on tegelikult nendel samasugused, et nendel nagu antakse mingi tabel ette. Nüüd on selline energiatarbimise režiim, et mingi päeval see ja see kell saate 2 tundi elektrit. Aga see käib siis inimeste kohta? No ettevõtete kohta. Ja inimestel on sedasi, ma ei tea, see paljudes kohtades pole üldse selle elektrit juba mitu aastat. Näete, saab ilma elektrita, ma kogu aeg räägin. Peab saama. Ja nendel on seal sedasi, et näiteks, et
ütlevad, et siis vastavalt sellele, et need tunnid siis, mõtleme, mina nagu tegelengi sellise äriga, nagu ostan sealt nagu puitu, saematerjali. Siis need päevad siis nagu, ütleme, need tunnid siis nagu saetakse, kuivatid töötavad generaatorite pealt ja nii need inimesed seal elavad. Ja kõik muud asjad on ka. Et seal mehi palju enam nagu tööl nagu polegi seal nagu ettevõtetes saeviskites, need ei taha nagu sõtta minna. Ühe käega mehed on tööl. Teevad käsitsi valmistatud maiustusi, ma tean seda. Ja. Aga 2 käega mehed, neil on automaat ja neil on seal... Ei, paljud mehed on üldse, nad ongi metsas peidus, nad ei tahagi nagu sõtta minna. Neil on ka automaadid, kes metsas on. See oli meil samamoodi pärast seda. Ja nendel on veel see, et ütleme, paljud mõtledki sedasi, et kui nad lähevad sõtta, hea on see, et kui pääsevad sedasi, et peavad nagu ainult ühe neeru loovutama, saavad kuidagi tulema sealt, aga väga tihti peale on see, et ongi, et nad taha nagu keegi nagu seda režiimi nagu eriti toetada ja nii on. No meil näiteks kõik tahavad meie režiimi toetada. Ma ei tea kedagi, kes ei taha. Sead näiteks, kõik sead on poolt, seal on teisi veel. Aga tuli, mina olen nendel ukrainlastel tegin pakkumisel sedasi, aga siis, et ärge minge sõtta, andke kohe neer ära, üks neer ära ja siis ei pea äkki minema. Aga kuhu vastu tuldas siis annetusega? No ma ei tea, kuidas see teise neeru, ma arvan, et äkki siis on, näitab see paber ette, et ühe neeru oled juba ära andnud, et äkki siis sellesse sõtta minema ei pea. Aga mul tuleb meelde üks sükene vana selline lugu, kuidas mingi linnamees tuleb maale nagu suvitama ja siis hommikul kohe vaatab seal, et ilus sükene suve hommik ja mõtleb, et nüüd läheb mingi jõkke siis nagu ujuma ja vaatab, et mingi väga suur jõgi pole, et ujub sinna teisele kaldasse tagasi ja hakkas ujuma ja siis poole jõe pealt kuskil tunneb seal, et täiesti alasti ka, et keegi seal ikka ei vaata, midagi häbeneda pole, et siis poole jõe pealt, siis poole maa pealt tunneb, kuidas keegi võtab need nagu mehe rõõmud nagu pihku. Neerud. Ei vale, võtab munad, võtab pihku ja siis keegi mingi hääl sosistab kõrva, et kas -2 või +2? Ja siis mees mõtleb seal, et ei -2 on ikka nagu sitt variant, et parem siis juba +2 on ja siis tunnebki kohe, et ongi kohe jõuab siin teise kaldasse kohe, et ongi 4 tükki ja siis mõtleb edasi, pole midagi, et nüüd ma jõuan tagasi siis kui jälle tuleb hääl, et kas siis -2 või +2 et siis ma ütlen, et -2 on asi korras ja siis on jälle poole peal tee peal tagasi ja siis võetakse jälle munad pihku ja kas -4 või +4? et siis ongi sedasi, et võiks ka neerudega samamoodi olla. Et keegi kuskilt sealt kinni ütleb sedasi. Kas 2 neeru või 4 neeru või saaks mingi päris mitu sõda sedasi maha pidada. No ja enne rindelt tagasi ei tule, kui on 4 neeru. Võta, kus tahad. Et selles mõttes, ega see sõjaaeg ei ole nagu igav. Seal on igasugu üllatusi, igasugu variante. Ja meil ju ka lennukid lendasid just, et selles mõttes mina arvan, et meil läheb siin ka huvitavaks. No me siia sõites meile tuli ka 12 tanki tuli vastu. Treilerite peal nad olid täpselt tanki moodi, nad olid rauast, nad olid suured ja mudased, neil olid peal sellised tornid, millest ulatus välja kahuri moodi asi. Võib-olla ei olnud kahur, aga selline jäme toru ikka. Ja neid oli kaks nagu porukat tuli. Esimeses oli 8 tankilaadset sõidukit ja teises oli veel 4 umbes ja muid igasuguseid. Et selles mõttes kohe oli hea kindel tunne, et nüüd lähevad meid kaitsma, kõik saab korda. 3 lennukit, meil on 12 tanki moodi asja. Aga väga hea oli sõita, me kindlasti sõidame veel siia mõnikord. Kui on nüüd ka raske hetk, ei ole nagu kindlust homse päeva ees, moostesse, Sigala poole ja küll siis tuleb. Ütleme üks asi, vaata, mis me oleme alati nagu nendel saadetel, et me oleme alati pikad sissejuhatused, täna me pika sissejuhatused. Täna 2 tunnist ei saa teha, me teeme 13 tundi. Ja me sissejuhatused teeme nagu lühikese sissejuhatus. Üks asi on see, et mida tahaks nagu rõhutada, et kuna me nagu sigadest ei nuttu täna, siis me just eelmiselt nagu sellised söömaajad, kus me tulime ja seal me jõudsime selleni, et sõime ühe sea ära. Jah. Viimase. Ja siis me jõudsime selleni, et kuna Eestil nagu Jürgen Ligi on öelnud sedasi, et on väga ebaõiglane praegu rääkida, et maksud on mingisugune tohutu karistus. See on köömes võrreldes sellega, mis on riigi koormus praegu.
ja siis me oleks ma riik, ma oleks juba surnud, ma ütlen selle peale. Ja siis me jõudsime selleni, et me jõudsime ühe uue maksu, jõudsime seal leiutada ja noh, et see on ka jälle eeskuju, kui te nagu Ukrainast, selle maksu nimi on labidamaks. Ja ühesõnaga, noh, kuna siin meil praegu tegeletakse siin täiesti tervetega nagu elus sigade nagu tapmise ja mahamatmisega. Minu meelest võiks matta elusalt. Hoiaks selle tapmise pealt kokku ja see oleks kliimale hea. Aga noh, kui me jõuame järgmine aasta jõuamegi selleni, noh, nagu siin eelmine esineja oli nagu siin Aapo Ilvesel oli seal, noh, tema vihjas selleni, et noh, viimane siga, et noh, et kui me võib-olla selleni jõuame, et noh, et siis jõuame ka selleni, et noh, et on ka noh, ütleme nagu Islandil, kui noh, ütleme maetakse ka see, mida sa ju ära süüa kohe, nüüd võtad maa sisse, järgmine aasta kaevad välja, hakkad edasi sööma. Aga siis noh, tooks nagu Ukrainast näite, et me seal teeme ka tõin selle sama näite, et noh, et oli siin sellest on aastat 15 tagasi, kui seal neil fosforiiti ei ole, eks ole. Nendel fosforiiti ei ole, aga nendel oli see Põhja-Ukrainas avastati, et on selline asi nagu merevaik. Maa sees, kuni mingi 7-8 meetri sügav oli isegi ja siis kõik mingi mööda Ukrainat, kõik hakkasid mingi kohale sõitma seal, omad labidad kaasas. Nagu kullapalavik, Klondaiki kullapalavik, hakkasid seda merevaiku seal kaevandama. Tulemus oli see, et kohalikud need kuritegelikud struktuurid, need siis, noh, ütleme, võtsid selle ala nagu oma kontrolli alla. Kaevata ei viitsinud. Nemad leiutsid ka maksu seal. Et kes tahab hommikul minna, kelle labida sõla peal oli, need pidid maksma labida maksu. Ja nii oligi, aga noh, hiljem riiklikud struktuurid, kui need ajasid selle kriminaalsed struktuurid minema, ja labidamaksu ära ei kaotanud, et labidamaksu ei olnud. Kas see mõlemba oli kriminaalse või? Ei olnud, kõigepealt olid kriminaalsed struktuurid, siis olid riiklikud, noh, ütleme need struktuurid, aga labidamaks ei alles. Aga riigi eelarvesse see maks ei jõudnud, see oli fakt. Eks mõlemba omava kriminaalsuses? Ei, mõlemad olid ausad inimesed. Ja nii, et noh, järgmine aasta ka nii, et võite arvestada, et kui ma mingid, noh, arvate, et mingi neid see aasta nagu neid noh, ütleme, tapetud sigu nagu välja lähete kaevama, et siis noh, labidad kaasas on, siis tuleb labidamaks meile. Aga kui keegi on sinna põrkne pääle istutanud, siis... Aga kui 10 küünega kaevata välja, siis... Tasuta. No kas tasuta või poole hinnaga? Jah. Nii et ühesõnaga, et noh, selle nagu maksustamisega, noh, et on siis see, et noh, et kui see uus maks tuleb, et ma nagu siis täna nagu see sissejuhatust, nagu rohkem sissejuhatust ei teegi, et noh, et lihtsalt, et mõtleme riigi peale ja... See võib tunduda suur pettumus, aga tõesti sissejuhatus hakkab läbi saama. No võib-olla annaks vahepeal härra Jürjentalile jälle nagu seda, noh, nagu veidi eetriaega. Jah, mõtlen omalt poolt ka, et võib-olla mõnigi mõtleb, et mis asja see Jürjental siin istub, mida teeb. Mis ta ikka teeb. Et tavaliselt on nii, et muusik mängib siis ka mingi meelelahutuslik olukord. Ja ma päris ausalt tunnistan, et mul täiesti teises olukorras, et meil on see tegemist nagu kutside õukonnaga, ei olnud õukonnamuusik. Tal ei ole väga palju õigusi. Ta lähtub sellest, mis nagu siin, mis meeleolud tekivad, need meeleolud tekkisid vastavalt selle teemale. Keera mikrofon. Ja võt sul madal pariton, eks ole, ei olegi nii, et kosta palju parem. Et hästi kiiresti tagasi siis tõmban, et ühesõnaga, et tegemist on Hutu-Tutside õukonnaga, mina olen selle õukonna muusik. Ja ma olen nende armust siin, et see ei ole üldse lihtne, et see ei ole mitte meelelohutamine, et see pigem see, et sa pead nagu olema teemas ja toonis ja igas mõttes. Aga kui te tähele panete, siis et meid on siin just nagu mass juba, eks ole, päris palju rahvast. Juba on nagu meeleolud siis elevad ja juba tahaks nagu jaanitult teha ja hullata. Ja noh, lihtsalt oleks lõbus ja tore, aga tegelikult väga tore ei ole. Aga minu meelest see kõige vahvam kunst on see, et selle kõige juures ikkagi nagu jääda mõistuse juurde ja siis nii-öelda naerda vaikselt hästi valjult. Aga siis ma jätkan.
Härra Jürjenthal, oleme Hutu ja Tutsi show's ja minuga on Reimi, meil on suur au võõrustada proua Luiski ja mina olen Hutu kaugelt Kesk-Aafrikast ja me hakkame jõudma ohtlikult lähedale selle ülekande põhiosale, mis viib meid genotsiidi imelisse maailma. Ole hea, Reimi. Kui me sellest üleüldse selle, kes nagu meie saateid pole varem nagu jälginud, et siis tegelikult see genotsiidi teema ja see kogu see saade, see idee sündiski sellest, et see oli peale seda 7. oktoobri rünnakut, mitu aastat tagasi see juba oli? Keda need ründasid? Seesama Hamasi rünnak. Ja need massuurikad, ja. Kõiki ründasid. Kaks aastat. Ma mäletan hästi, jah. Ja just nimelt. Nad kiskusid lastel pead otsast. Ja siis tekkis nagu selline ütleme vaakum siin, nagu selline informatsioonivaakum, üleüldse, et keegi ei teadnud, et mis seal tegelikult toimub. Ja siis me võtsime selle nagu tänamatu töö enda teha, et neid uudiseid tuli ühelt poolt, teiselt poolt.
mõlemad valetasid seal. Ja, et kelle poolt peab olema, et mis lippu panema täpselt, mida lehvitama, mida tohib, mida mitte. Ja siis me hakkasime, võtsime sedasi, et me korjame kõik need uudised kokku ja siis me üritame rahvale lahti seletada, et millega seal tegu on ikkagi, ükskõik genotsiidi. Kõigil oli kogu aeg ühelt poolt või teiselt poolt või nii või naa. Mina ütlesin kohe alguses, tuleb olla mõlemi vastu. Konkreetselt, et ei oleks mingit ebavõrdset kohtlemist. Just nimelt, igasuguse genotsiidi vastu. Täpselt, ütleme, nagu praegu selle sama sigade vastane genotsiid on, et kelle poolt me nüüd oleme, kas me oleme nüüd metssigade poolt või kodusigade poolt, metssigade vastu, mõlemate vastu või kõigi vastu, vot nii tea. Ma arvan, et läbiv poliitika on tuu, et inne ärtappust tule nüste tühest, et inemise siia omjani ole. Kõikide pool lüpsma. Ja. Selleks on aparaadid tehtud, see on lüpsimasin. Inimesed tüütased, aga tähendab, Tsiol oli neid nüssimasinad tetty. Sääne nagu vaakum on ta kotuse pealt ja siis mi nüssemi esi. No on ju need, kus naised ise lüpsavad ennast sellega peaks saama selle. Ei, no ise omava väga tsillokas ja siis pead nagu sõrmiga tegema. No kuidagi peab saama, see ei ole neid üle saamatu asi. See jääb koduseks ülesandeks meie vaatajatele, kuidas neid sead ära lüpsta, millega, nii, ja nüüd me saame siis... Põhimõtteliselt on seda, ütleme selline seisukoht tuleb võtta seal sedasi, et ühtegi sigad ju ennem ära tappa, kui nii kaua, kui teil lüpstud pole. Ja nii kaua tuleb lüpsta, kuni sureb. Nii, aga kui me läheme selle genotsiidiga edasi, et siis just nimelt see, mis on nagu Palestiinas, see on põhimõtteliselt Piiblimaal ja mis on nagu toimub, on ju. Et siis on sedasi, et ongi need kahepoolsed nagu seisukohad, et kuidas meie see kõige suurem liitlane ütleb seal sedasi, et see operatsioon tuleb lõpetada võimalikult kähku, see võimalikult kähku lõpetamine, ütleme nagu siin see... Ukraina sõda pidi ka lõppema 24 tunniga. See Marko Rubio, see Ameerika välisminister, ta käiski, et just nimelt Iisraelis ütles, et peab võimalikult kähku lõppema, nende mõistes see võimalikult kähku lõppemine tähendab see, et see Gaza tuleb teha maa tasa kõik, on ju. Ja siis see lõpeb, sõda lõpeb. Teiselt poolt on jälle... Tehti maa tasa, aga ei lõppenud. Mul on vastuväide. Miks ei lõppenud? Inimesed pingutasid, lammutasid, pommitasid kõik pilbastaks sittagi. Mina olen pettunud praegu. Ja sinu samas, Eesti liitus 27 lääneriigi ühisavaldusega Gaza elanike kaitseks. Nii et me ei tea ka kummalt poolt, et kas me oleme nüüd sedasi, et peame valima... Kõigi elanike kaitseks. No lihtsalt elanik seal võib-olla mõne elanike kaitseks. Kas me peame nüüd mõtlema, et kas nüüd võtta selle oma kõige suurema liitlasega positsioon sisse või siis ütleme sedasi, kas me oleme praegu siis selle Brüsseli, see tähendab nagu Belgia kuninga alamad, siis ütleme Briti alamad, ütleme see Briti alamad olles, siis see Keith Starmer ütles sedasi, et kui see operatsioon, ütleme, kui see Gazas, nagu ütleme, kui see asi nüüd septembrikuuks ei lõppe, et siis hakkab see britid hakkavad toetama siis nagu seda Palestiina riiki. Hakkavad ise pommitama seda. Ja nii. Aga nüüd on sedasi, meie peaminister ütles sedasi, et Eesti toetab 2 riigi lahendust. See on meie positsioon olnud. Aga täna ei ole riiki, mida tunnustada. Ma saan aru, et üks riik, mis pommitab on Iisrael praegu, mis see teine peaks siis olema? Tegelikult on seda. Aga kui me vaatame lihtsalt ajaloos, kuidas ta ajaloos on olnud, mina olen näinud vanu kaarte, et seal kunagi oli 2 riiki, 2 maad olid riike, siis veel on 2 maad oli. Seal oli sedasi, Iisrael oli Juudamaa. Jah, Iisrael saab palestiinlastele ja Juudamaa saab siis süürlastele. No, kuidas see meil jaguneb siis? Jah, saab israeliitidele. No nii, olgu peale. Olgu peale, nii. Ja siis, et Eesti ei tohi kaasa minna silmakirjaliku Iisraeli vastase sõimamisega. See on ebamoraalne ja poliitiliselt loll. Nii, kes sõimas siin praegu? Nii. Et missugune positsiooni me ikkagi nüüd võtma peame? Mina ei tea ausalt öeldes. No, mina jään oma endise positsiooni juurde, mina olen mõlemi vastu. Ja ma olen 1 riigi vastu, ma olen 2 riigi vastu. Ma võin anarhistliku positsiooni ka võtta, kui tahan. Eesti anarhistid on ju palestiinlaste poolt. Minu meelest. Kommunistid. Ja. Nii. Aga nemad võivad, miks mina ei või? Ja siis on teine faktor, mis on see, et see pooldab jälle seda, et kuidas seda nagu võimalik kähku, et see sõda lõpeks. See on ka see, et kuna ütleme, inimesed on seal näljas ja siis ütleme, veepuudus on ja samas ta istub, eks ole, seal maa all välja ei tule, siis näljas ise. Siis minnakse, eks ole, toiduga sinna. Tule välja, me anname selle süüa. See on minust väga hea mõte, meil kütitakse ju nii keda. Metssigu.
neid metssigu, sul on kõiki võtad kas või põdradki on ja sedasi, paned soolaku keset metsa on ja tulevad koodi sinna soola lakkuma on ja siis vaatad kohe sedasi, vaatad ja valid välja, kelle sa koodi loma seal maha lased on ja nii lihtne ongi. No. Pirukaga saadi ka inimesille pihta kutsuti, et me anname pirukit, ta sai sutsus sisse. Sutsus sisse, jah? Pirukaga. See ole nagu eesütav reklaam. Seal lubati igasugust asja lubati ju, et sedasi. Latsile telefone ja... Latsile telefone ja... Pärast öeldi, et see ei ole nagu ilus, nii nagu ei tohiks teha, et see nagu pole päris see õige ravimireklaam, aga siis tuli välja, et see polegi ravim. Ja võib reklaamida küll. Nii et no, see peibutamine, see on ajaloos tuntud asi, see toimib. Jah. Ja no, ega saame ka nendest nagu aru, no me täna oligi just uudis, mis seal oli, et kui seal mingi Iisraeli snaiper ütles sedasi, et ta on tapnud kümneid ja kümneid inimesi, kaasa arvatud lapsi on ju. No see rabid on ka heaks kiitnud selle, et ütlevad sedasi, et nendest võivad ju tulevikus terroristid kasvada. Seal põhimõtteliselt ongi ainult lapsed, neil on peres seal 1000 last, seal on üks täiskasvanu ja 8–10 last. No, ükskõik lased rahva sekka, tõenäosus, et sa saad täiskasvanule pihta on 0. Alati saad mingi lapse maha. Seal ei olegi võimalik täiskasvanuid tappa. No, see on nagu laste kiht on igal pool peal ja ümber. Nii et praegu nüüd ongi see, et las nüüd igaüks mõtleb nüüd ise, et mida peaks tegema, et see genotsiid seal lõpeks. Ja mis oleks õige? Vastused rahva seast. Ja tiid, mida tuled ette? Ära tappa kõik. No, kõik tuleb tappa ja kõik tuleb alles jätta. Gaasiarve. Sigadega sama lugu või? Jah, sama. Kõik tuleb alles jätta ja kõik tuleb tappa. Hitler sai gaasiarve, tipa palju järgi. On väga erinevaid arvamusi, eks ole, on demokraatlikus ühiskonnas. Ühed arvavad, eks ole, võiks nagu kõik ära tappa, teised arvavad, et võiks ühed ja teised, seal nii ja naa. E-hääletuse võiks teha. Ma arvan küll, palestiinlased võiks ise e-valimistel nagu otsustada, millist projekti nad pooldavad, kõik maha tappa või siis nagu järjest niimoodi vaikselt maha tappa või siis lihtsalt nagu minna toidu järjekorda. Jah. Päris hea mõte. E-valimised kindlasti tuleb viia. Kuule, tegelikult ka Iisrael juht ei sööd sealiha. No jah, võib-olla küll, aga millega teda siis peibutada? No ma ei tea, aga kui ma kõnelen praegu seast ja nüüd räägime Iisraelist, natuke nagu lappähe asi. Ei. Meil on sigade genotsiid ja meil on kõik teised genotsiidid. Genotsiidist jutt. Aga Michal ju ütel, et Iisraeli rahvas võinu siia tulla, et siin on väga hää. Siis ma mõtlen, et võib-olla tuu pärast sest tapetaski nad siia nüstast ühes ka, et sest on nagu parem tulla. Ärjas viime kõik Iisraeli, et siis ma ei tea. Kes oled sa näinud, et kes on suutnud juuti lõpsta? Ole trefani. No seal tegelikult võib-olla ikkagi ei tule siia tappa sead maha või ära tappa, sest Putin tegi esimesena pakkumise, et teil on seal mingi jama seal Piibli maal, et tulge, meil on seal juudi autonoomne oblast. Super elu. Biorobitšaanis, jah? Mingeid probleeme ei ole. Võsa on ümber ringi. Kõik on normaalne. Ja suuri tiigrid, jah? Jah. Meil on ainult puumad, meil ei ole midagi vastu panna. Õnne üks puuma. No ja võib-olla on üks, aga võib-olla on 2. Ega seal... Täna puumade genotsiidi peale ei lähe, jätame selle puuma ellu. Ühesõnaga selline see olukord on. Hetkel jah, praegu kõige paremat lahendust ei suuda pakkuda, aga me töötame lahendusega edasi. Rahvas hakkab ära minema. Mis juhtus? Metsul on kaugel. Aga siis on sedasi, et ära Jürjendal jätkab siin kohe peal. Ja ma lähen talitama vaihte peal. Talitama. Ja ma tule tagasi. Sea ekspert läheb WC-sse. Ma lähen talitama. Saad see kaos sinna jää? Jah.
härra Jürgenthal, kes siis tegi meie tuju jälle nagu natuke paremaks, sest meil oli siin väga raske vaimne harjutus, et kus me leidsime või üritasime leida lahendust genotsiidi probleemile ühel piiblimaal ja me leidsime selle lahenduse, milleks on siis e-valimised. Et need e-valimised kindlasti lahendavad probleemi, maksud saavad korda, elekter saab korda ja mina olen täiesti kindel, et palestiinlased koguvad oma relvad ja laskemoona kokku ja saadavad selle ukrainlaste abistamiseks ära. Ja siis on kõik hästi. Et selles mõttes me oleme tõesti teinud väga head tööd ja saame nüüd edasi minna haridusliku saateploki juurde, mis õpetab meid nägema genotsiidi seal, kus me seda alati kahjuks ei näe. Nii, järgmine teema ongi meil selline natuke hariv teema ja see on parasiitidest. Nii, ja kuna me üldiselt me ei mõtle nagu ise mitte midagi välja, me lihtsalt võtame ei ole võimelised. Et ei tohi ka üldiselt. Kes hakkas midagi välja mõtlema siin praegu? Tuleb lihtsalt võtta see materjal, mis nagu on. Tegelikult seda materjali, kui kantakse meil kandikul ette, see ei peagi midagi ise välja mõtlema. Või jumal, jah. Või jumal küll täpselt. No seal üks, ütleme nii. Ja siis ongi, et järgmine materjal, mis ongi, et šokeeriv vabastus, et näib, et ka parasiidid vajavad looduskaitse alla võtmist. Ja kõigepealt on see, et... Võt see on tõeline liberaaldemokraatia, ma ütlen. See on taas see. Et on tegelikult on mingi, tegelikult on ühest nagu linnuliigist, et on mingi kakapo, see on uus, mitte kapo, vaid see kakapo, uus Meremaa austatud papagoi liik. Ja siis, et parasiidid võivad olla ebameeldivad, kui nad hoiavad mõnikord peremeest tervena ja tasakaalus. Kui peremees satub hätta, siis nad lahkuvad esimesena ega tule enam tagasi. Ja nagu rotid uppuvalt laevalt. Põhimõtteliselt. Nii et kui me seda mõtet jätkame siin, et
et noh, kus meil veel on nagu parasiite, meil on siin, kui võtame Eesti Vabariigi kui mingi ka selles elus organismi on ju. Kliimaministeerium. Nii oleme nad peremees organismi ja parasiidi omava siis valitsusen ja omavalitsusen. No ütleme kronoaadel põhimõtteliselt on ju, see on nagu parasiidid on ju. Ja põhimõtteliselt MTÜ-d. Ükskõik on ju, neid on palju on ju. Aga no tundub, et praegu see peremees organismiga tervis on veel hea on ju, sest need parasiidid ei ole kuhugi nagu lahkuma hakanud on ju. Jah. Et no, esimene märk on see, et, et kui need parasiidid hakkavad kuhugi ära minema, siis tead, et siis on väga. Siis on süste tablett. Eutanaasi. Aga meil siin kotuse peal näide kipan teistsugusid parasiitega. Meil on kotuse peal ravimi, inimesi ise tegeva ravimid. Pärast, et ma võin nuhuta anda. Tom Hanska. Kus sa tiiad? See oli kohalik. Eksperdid. No nad pandva ju apteeke kinni ja siis me pidid esiajama hindele ravimit nuhuta. Ta on väga hää süämetunnistuse perre või õnne juba. Ja ta on sääne asi, et sääne rohi, periselt rohi, mi ravimi oma ju sään see, et nad periselt ära ei ravi, võtva õnne sümptomi ja tervesse ei saa. Aga ta on sääne, et tahaga sa võid ravi nii, et sa juud ja sõidat. Aga mitte samal päeval, et ühele päeva peale olema. Meditsiin. Ja, et ta on sääne nagu peris asi. No peris asi on jah. See on nagu ivermektiini sirup. Karmen, kui sa kaetad saadet, võta oppust, proovi perre. Võib-olla avitas mänsegi hädevast, mis sind vaivas. Ta on väga. On. See on meil järgmise saate teema, ma loodan. Ja, aga ta või avitaga ta valitsuse, omavalitsusi parasiite vasta, sest et kui sa tahad juut, siis nagu näi kriibi henge nii palju, et siis nagu elet üle, et ummavagi sään see. Muidu on nii, et rasse on olla, rasse on melle ja siis võid nagu kippen suitsiidist minna ja siis tuleb igasuguse Karmeni ja ütles, meil on nüüd eutanaasia asja. Aga siis tuuga ravit esi ja ongi hästi. No aga mis parasiitid veel puudutab, et siis oli see, et meil on ju üks selline võõrliik on, mis siin Eestis on ju tekkinud, on ju sama need teeteod, Hispaaniaga need teeteod on ja siis, aga meil toll oli usin on ja see pidas kinni 30 miljonit parasiiti, kes tulid teetigusid tapma. No tegelikult kutsuti, nad ise ei tulnud. Meile esitati kutse, olge head, kui teil on vaba hetk, astuge läbi, meil on siin need väga maitsvad, need parajad poisid, et pidu. Aga tähendab, on ta võõrliik ülehumme üteldes, et mi oma liik, inimesiga on sama muudu, tuleva võõras määnegi, et üteldes, et eestlane ongi sööne pruunikorvana. Et tähendab oma võõrliik. Ei ole pikem, ma tiian. Ja näituses, kas oli määnestki retsepti välja mõtelda, mida näid tigudega teetas? Mul praegu süda valutab, 30 miljonit spetsialisti kutsuti Eestisse. Ja mis neist üldse sai? Võib-olla nad näljas praegu kuskil. Kertu, kuule, ega see on võinud paelussile kuidagi pahasti ja mõju. Rohkem kui paeluss, kui mida püksisärt jalga laseb, siis on minuga ka korras. Paeluss aitaks mul järgmise 4 aja üle elada. Mõtle, kui suur ta on, et mingi hulk aega seediks teda. Ametnik on suurem. Nii, aga mis me siis nende parasiitidega teeme nüüd, et näeme, kui halvasti koheldakse parasiite või isegi ükskord panin selle kärbsepaberi üles, et parasiidid, kes seal ringi lendavad, nagu kinni püüda. Et tegelikult see on ju nagu suhteliselt julm. Aga nüüd ma vaatan, et see polnud suurt midagi, et nad tapsid seal võib-olla 30 mingisugust, ma ei tea, 30 miljonit midagi ära. Mina küll ei usu, et riigiametnikud nüüd toidavad, kuule ei ole midagi, kannata veel natuke kohe saad tigu, tead, mis asi ta on, tead see. Ma arvan, et neid koheldakse julmalt ja seda võib pidada küll genotsiidiks, et meil on 30 miljonit tõenäolist genotsiidi ohvrit praegu. Aga nähtamatu looma ja MTÜ meil omava kieke ole ütelnud, et vai, mis te tiiti või? No, aga meie ütleme praegu, no mis te teete? Mõelge ka, mis te teete praegu. Meie või? No nemad seal teed. Aga tegelikult parasiite on mujalgi, me oleme siin parasiite saanud, ütleme omal nahal nagu päris usinasti tunda, et me siin ka selle, ütleme läbi selle mingi elektrimalaka on ja
siis on mingi seal need elektribörsid, siin mingi Nordpooliga oleme tuttavad, on ju. Aga siis ju praegu tahetakse ju siin Euroopasse, üle Euroopalist või seda elektriparasiiti luua ju. Ja see on sedasi, et uus elektribörs tõenäoliselt hinnalangust ei too, on ju. Kuna seda juhib mingi uus superalgoritm, on ju. Selle algoritmi nimi on Eufeemia. Kas on nagu tehisintellekt? Nii, ja põhimõtteliselt küll on, aga ta on mõeldud parasiitide toitmiseks. Ja kui ma nüüd sedasi, kui ma mind nagu hakkas huvitama, et mis see nagu see eufeemia, kui selline nagu üleüldse tähendab, siis ma nagu guugeldasin, vaatasin välja, et eufeemia, see on siis mingi... See ei ole eufooria, kõrgenenud meeleolu ei ole. Ei ole, ta on põhimõtteliselt sedasi, kui mingi asi nagu räägitakse teiste sõnadega, öeldakse mingi seksima, seksuaalvahekord, see on siis armatsema, seda tegema, ühtima, õrnusi jagama, täiskasvanud kas või on ju. No näiteks pensionäri nimetatakse seenioriks, vana inimeseks kõik on nii. Ta on nagu mähkmine siis või? No, ütleme... Ta on nagu, ütleme, et lollaka kohta ütled kuidagi, et siuke ummamuud. No ütleme, puudega inimene on erivajadustega inimest, et seda on nagu invaliid, vigane, sant on ja, aga siis on kõik olulisem see, et näiteks... Sa ütled nagu pehmemalt, nagu, need on nagu... Nii, et ühesõna, aga asi jõuab välja tegelikult nagu selleni, et kui nagu ütleme WC tualett on ja tegelikult on ta sedasi, mingi rahvasuus on ta tegelikult on ta peldik. Aga sest või olla tuu, et nad ütles, et elekter ja päriselt elektrit ole vai? Ei, see on lihtsalt see, et ta on nagu teiste sõnadega, et eufeemia, ta on tegelikult see, et sa jõuad selleni välja, et ta peaks nagu mingi hea asi olema, on ju. Aga tegelikult on ta peldik, on ju. See ongi eufemism. Eufemism on ju. Põhimõtteliselt on sedasi, et selle asjaga jõuab see kogu see energiamajandus jõuab üldse peldikusse, on ju. Ja peldikud orudest alla. Ja ta toidab vaid parasiite. Ja tuu pärast ongi hea, et meil oli neid elektroonilisi lüpsimassinid, käsid elekter läheb tärp. Ja neile kahele börsile lisaks on meil veel nüüd sagedustasu, kus elekter maksis minust 15 tuhhi. Mingi ühik, molekul või mida, milles nad arvestavad tänapäeval. Aga see ühik maksis 15 000. Nii et selles mõttes see on hea. Inimesed, kellel omava väga kõrge sageduses, vasva nagu rohkem pai. Ma olen kuulnud inimesi ostva hindale kõrgembit sagedusi. Sagedused, need maksa alati rohkem. No see oleneb, kas see tema kõrge sagedus viib võrgu nagu külili või aitab võrku hoida püsti. Ma arvan, et kui nad oma sagedusega seda võrku külili rükkavad, siis pannakse nagu vaata, laks selga. Need inimesega, kes nagu nii kõrgemas sagedus väljas on, need üldiselt toidavad vähem parasiite, nad on sellised tagurlikumad. Siis kindlasti nendele pannakse maksu rohkem peale. Ma võtan seda hanskat või väikse lonksu, ma palju ei võta, ma oma seda paelusside ohtu seada. Võta kummi pääle, tsukurmiidlus paelussile. Jah. Nii. Aga kas me oleme siis sellega jõudnud vastutusrikka parasiitide ja genotsiidi? Selle lõigu oleme nüüd ühele poole saanud, et siis on härra Robert jälle.
Nii, me jätkame nüüd pärast härra Jürjentali väga vaimustavat etteastet Huto ja Tutsi show'ga. Kuskil luurab ringi proua Luisk, aga me ei sega teda, las ta vaikselt toimetab. Ja nii. Ja, vajalik tegevus. Ja ka meie lastega praegu ei tegele, meil on siin hoopis, kuidas öelda, kergekaalulisemad teemad. Meil on tegelikult järgmine teema on selline, et selle nimeks on, ütleme selline, koondnimeks on nagu, ütleme see, et on Frankenstein. Tegelikult peame silmas hoopis sellist loodavat kaitsetööstuse monstrumit nimega Frankenburg. Ja kuhu see ehitatakse? Igale poole põhimõtteliselt. Eestisse? Jah, Eestisse, jah. Sa pois. Ja kuna on sedasi, et meie endine see kaitseväe ülemäine, see Martin Herem on öelnud, et eestlastel, kes selle valitsuse eest sõtta ei lähe, on järelikult midagi puudu. Just see sama Frankenstein ongi puudu. Jah, ütleme sedasi, mina ütleme me omavahel, me oleme siin kokku leppinud, et ütleme, kuna me ei tea, et mis on valitsus, mis on, me nimetame kõiki režiimideks, et ükskõik kus ta on, et tegemist on režiimidega. Nii et ma ei tea, kas me mingite režiimide eest nagu sõtta läheks, kahtlane on. Mina läheks küll, aga ma ei saa sõtta minna, sellepärast, et mingid lapilised pitšaamad varastasid ära Kaitseministeeriumist 700 miljonit. See on minu isiklik arvamus, sest paberit ei ole, lepinguid ei ole, raha ei ole, Riigikontroll millestki aru ei saa, sest ühtegi jälge ei ole, kuhu raha läks. Väga tõenäoline, et varastati. Ütleme, see on sedasi, võiks öelda, et ma läheks, aga need varastasid raha ära, ma ei saa minna praegu režiimi eest sõtta. Inimesed, kes on nagu ikka oma elus mingi sellise korraliku peatäie nagu läbi põdend, ja siis pigem see nagu sellise riigi... Ma tahan sõtta minna! Riigi jaoks on ta nagu pigem nagu väike pohmakas on ja kes teab, et mingi pohmakat on kõige mõistlikum ravida ikkagi nagu... Sõttada! Et tuleb nagu see auk, ütleme, see paik peab olema suurem kui auk on. Laske mind rindele! Jah. Aga Eesti plaanib Euroopa Komisjoni toel võtta laenu kuni 3,6 miljardit eurot. See katab lõdvalt selle... Mitu korda 700 millisina sisse läheb? 4,5 korda. Me peame nüüd siis Kaitseministeeriumi personil just seda juhtivat osa suurendama 4 korda, ma saan aru. 4,5 korda, aga nagu suurem on see paika. Et asi ei läheks väga käest ära. Jah. Et seiliks selline elatusstandard. Igaks juhuks, kui sellest 3,6 miljardist ei peaks välja tulema, siis on veel ju see, et ei tule välja. Ei tule välja. Ta siin oli kuskil, mul oli veel üles märgis. Varastavad selle ka ära, ma ei saa ikka rindele. Ja, aga siis oli kuskil oli veel see, et lisaks sellele Kliimaministeerium suunab veel kaitsehüvanguks 85 miljonit eurot euroraha, mis oli mõeldud kortermajade rekonstrueerimiseks. Ühistranspordisõlmede rajamiseks ja kliimamuutustega kohanemiseks. Mis nad tunnistavad, et see kliimavärk oli pettus. Paremast kliimast võid ainult unistada, nii et ma esiteks tahan rindele, teisen tahan, et läheks soojemaks. Tahad kliimat? Ja, ma tahan head kliimat, nagu lubati. Et parema kliimaeesmärkide täitmine muutub Eestile niiviisi keerulisemaks. Mismoodi keerulisemaks? Kindlalt lubati, et läheb soojaks. Ja nüüd ei anta raha. Varastatakse see vähene ka ära 85 miljonit. Ja kas nendes kortermajades, kus see raha, nagu see 85 miljonit ära võetakse renoveerimiskõdi raha, kas seal läheb soojemaks? Ei lähe. Kas nemad lähevad rindele? Ei lähe, ma ütlen. Ja soojemaks ka nendel ei lähe. Looda sa seda. Ja. On täielik sigadus. Täpselt, ja mida me siis peaksime saama nüüd selle parema eest, et peaks näiteks saama keskmaa ja lühima õhutõrje rakette, suurtükimürske või jalaväe lahingumasineid. On nad meid aidanud kunagi? No, kui Pätsi ei aidanud igal juhul. Ei aidanud, jah. Nii. Ja siis on sedasi, võtame mingi eelmise tsivilisatsiooni ajast näiteks, toome ühe näite on ju. Seal peaks saarlased said omal nahal tunda seda, ma ei tea, palju nüüd peale seda alles jäi ja vaata siis, kui see mingi see eelmine see Orešniku laks kõdi sinna nendel ära käis ja vaata mingi kraater on siiamaani alles seal nendel saarlastel. Ja. No igal juhul mõned saarlased on praegu veel alles, et kõige hullem see asi ei ole, aga nad ei taha rindele minna, ma arvan, samamoodi selle kliimaasja pärast. Omal ajal mingi siktuna kallal läksid küll, aga näed, praegu ei lähe. Sealt sai mingid uksed ära varastada. Hõbedad aga mine praegu Venemaale, mis sealt võtta on, mitte midagi ei ole. Tühi maa.
saad järgul, saad mingi ukrainlaste käest varastatud peldikupotid ja külmkapid ja pesumasinad tagasi, sellepärast kõik on ju. Vähesed lähevad selle vana sitapoti pärast rindele, ma ütlen. Nii et no ma ei tea ausalt, kas see projekt on ka mingi väga selline viljakas, no ei tea. Hulluks ajab. Ma olen täiesti masenduses. Ma ütlesin, et okei, ma kannatan natuke, kunagi ma ikka rindele saan, nüüd kustus viimane lootus. Lõpetaks selle teema, mul süda hakkas puperdama praegu. No me on seda selles ära Robert teeb vahepeal ühe loo. Ja midagi tervislikku, palun sellist nagu teraapilist. Siis me läheme ka kultuuri osa juurde üle ja siis ongi kõik.
Aitäh, see oli. Aga Hutu ja Tutsi show ei ole nõrkadele, me jätkame, tuleb tõesti, nüüd see on viimane osa saatest ja see on väga vastutusrikas saate osa, see on finaal ja see on meie kultuurirubriik, mille pealkiri on Kristjan Jaak Monitor ja sellel saatel on erinevalt teistest saateosadest oma logo, mille ma nüüd püstitan siia. Nii, algab kultuur. Meil on seekord on sedasi nüüd, et seekord selle kultuuri osas me toetame tegelikult valitsuse poliitikat. Me toetame valitsuse poliitikat. Toetame Aafrika kultuuri maale toomist. Ma olen takerdunud siia piinisesse. Jaa, üksid maha. Ma ei võta. Üksid maha. Publik ei pea. See on vaba taht. Sellest on praegu paar kuud möödas, valitsus panustas mingit tärused 30 000 eurot, et seal oli seal mingi maailma päästmises. Jah, ta oli mingi siukse YouTuberi. Laste YouTuberisse. Jah, ta ütleme, selle YouTuberi mingi, ta oligi selline mingi neeger YouTuberi kui maale toomiseks on ja kes ta mis ta nimi oli, mul pole hästi meeles. Tal ei olnud nime. Ice of Speed. Määnegi Speed ta oli, jah. Speed, ja ta oli jalgpalli asjatundja, fänn. Põhimõtteliselt oligi, aga see oligi suunatud sedasi, kuna see valitsus järepanu meil langetab seda valimist, seda vanust, et kes valida saavad, siis ütleme konkreetselt see YouTuberid on eriti populaarne 10–14 aastast sihtgrupi hulgas. Ja siis ta, ütleme, mida ta siit maailmale tagasi paiskas oli see, et oligi reklaamis seda, et neeger iglusaunas, et eestlaste saunakultuuri neeger iglusaunas. Rahvatantsu samme tehti ka. Neid jõudsid absoluutselt kõigini kogu planeedil. Ma esiarvad, tuu olegi nii väga kultuur, aga tuu on meie valimisi puhtas mõsmises. Et siis üteldaski, et noores saava valija, ta väga populaarne ta tegelane ja siis üteldaski, tuu pärast saivaki reform ja tõsu nii palju hääli, olgugi, et inimesi üldse rahul oli. Et tuuga tehti nii kui valimisi. Aga lapsepõlv ongi alati ilus, aga lastel ei olegi probleeme. Vanemad annavad süüa, peksa ei tohi enam anda. Väga hea on ju lastel elu tänapäeval. Tööl ei tohi ka käia. Ja ma ei usu, et päriselt noore üldse läheva helju andma, isegi mitte telefoni kaudu, sest seal on nii palju muud teda. See telefon saab selle hääle ise anda ilma noorteta, sellepärast ära muretse. Kõik need hääled jõuavad sinna kuhu vaja. Kas või Palestiinasse, kui tarvis. Kui parajasti ei pane seda, et seal mingi lennuki režiimi peale, aga siis ta annab sulle hääle ära nagu nakstiga. Ja, muidugi. See on seda, siis kui see lennuki režiim peale on, siis on ikkagi see salvestus, mis me siin teeme, et see kopeeritakse ikkagi, kuskil kõik on nagu säilitatakse. Jah, sest seda on vaja säilitada. Nad peavad teadma ka, et mis me räägime. Ja pärast tehisintellekt vaatab need asjad üle, seal paneb mingi mustri kokku, ütleb hukata. Ennem lüpsta siis hukata. Lüsmine juba käu. Aga tegelikult see 30 000, et see oli nagu naeruväärne summa, et seda nüüd, mis ta uue nimega, see EISA või see plaanitakse suurendada, et 900 000 eurot välisriikide talente, et hakatakse Eestisse kutsuma. Me siis ka sellepärast, et me siin pingutame tõsiselt, et inimesed ikka saaks nii palju raha, võib-olla keegi ei tule siia ja siis see raha on lihtsalt maha visatud. Jah, et me ka pingutame, et me võime ka siin Aafrika kultuuri tutvustada, me selle nimel pingutame, et meile ka midagi pudeneks kuskilt. Kindlasti pudeneb. Mingi MTÜ-de kaudu pole meile midagi, kui ühtegi annetust pole laekunud. Äkki on midagi Manova ja näytuses ma olen kuulnud, meiegi oli hetero saavan kipõn rahat, kui ta kultuuri asja eest isegi ei saa, siis võib-olla kui säännest tõist muud orientatsiooni presentiiri, siis või saia. Egas juus muidu jäti nälga, peetigi säänsed asju süüme. No pääsed saagi. Me tutvustame ka siin tegelikult seda ju näiteks Aafrika kultuuri, siin meil on jälle raamat on siin Aafrika haljad künkad, see on Hemingway. Ernst Hemingway, muideks ta oli ka sellest, ta oli sotsialist. Ja sõdis Hispaanias. Ta oli Hispaanias ka kommunistide poolel sõdis muideks. Ja siin on sedasi, et huvita lõik, aga me teeme kiiresti, ma hakka seda lugema, ma räägin lihtsalt tutvustan. Lihtsalt vaadake, see on tõesti nagu hea autor ja hea raamat, ma ei tea, kas
kana pimedaks ja ma ei näe, kus on kaamera, kuskil see kaamera meil on. Ühesõnaga, tegelikult räägib see juba seda, peale seda, et Hemingway kirjutas seda peale seda, kui peale seda eelmist suurt sõda ja kui ta juba oli, seal ka verejanu oli säilinud, ja siis ta räägibki enamuses nagu sellest kõik mingi tema jahiretkedes siin Aafrikasse. Aga üks oluline nüanss oli see, et tolleks ajaks oli juba see eelmine kommunism oli ka sinna jõudnud. Et see lõik, mis seal räägib, oli see, et tolleks ajaks tunti juba ka sõna tšai. Nossa poiss. See, et juba venelased olid, igal sammul pakuti, et neegrid oskasid öelda sõna tšai, teed pakuti kogu aeg, ette taha hommikul, lõuna õhtul. Nii et kommunism oli tolleks ajaks juba sinna ka Aafrikasse jõudnud. A Vindleisi käest või Setude käest kuulsin, et sõna tšai, Setu ütles ka tšai. See on Hiina sõna. Seal on ühel pool Hiinas on tšai ja teisel pool on tii, umbes nagu kaks, et ühelt poolt tuleb see üks sõna ja teiselt poolt teine sõna, tõus lõunast või põhjast, kuidas siis kaubavahetused on käinud. Et see on täitsa okei. Et Aafrika kultuuri... Aga just see tšai on, see on nagu sealt Vene kaudu siis. Ja, see on nüüd sealt poolt jõudnud. Aga siis on sedast, see on võib-olla seda ka, kunagi me seda esitame pikemalt, aga on ka siin jutustusi Aafrikast jälle. Ja, aga see räägib ka neid erinevaid jutustusi, ütleme, just nimelt eriti palju on sellest Belgia kuningriigi genotsiidist, ütleme, nende Aafrika rahvaste vastu seal Kongos ja kuna me oleme ka praegu nagu ikkagi Belgia kuningriigi alamad. Nii et me nagu loodame ikkagi sedasse, kuna me oleme nagu truud sellele Belgia kuningriigile, et äkki siis meil hakkab ka midagi selliseid neid talentide maale toomise nagu neid rahasid midagi hakkab äkki pudenema. Ja isegi kui ei pudene, põhimõtted on ka tähtsad. Maailma päästmine on oluline. Elud koputavad uksele ja muidu surevad ära. Ja ma arvan, et talendid surevad ka ära, kui nad ei ole mitte kuskile minna. Tello ja ma esipand see tähele tuud, et kui meedian näydati määnsetki pilte ja videoid, sest seal näydati ka ühte Eesti naist, kes on lännu Vällamaale, võtnud endale musta mehe ja siis mul oli õkvasääne, talendi. Ja mul on õkvasääne tunne, et nagu näydata siis minuurile, et kae ja seal tuunaane võtsegi musta mehe ja siis ta nagu või ka noorile avaldama äänestki mõju, et kui edukas ta on. See avaldab pikas perspektiivis viljakat mõju. Ja see on sedast, et meid need noored naised ei peaks nagu maailma minema neid mehi otsima, et toodavad siia. Et see on kliimale hea, kui nagu Eesti naine, eks ole, uhab ringi, aga võib-olla ei uhagi üldse ringi. Aga need mustad mehed niikuinii uhavad ringi, et sealt ei saa seda lennuki ega seda pileti ega bensiini pealt kokku hoida. Kummipaatega. Et tulevad. Niikuinii tulevad, et selles mõttes on hea. Ja mul polegi täna midagi enam rohkemat lisada. Aga minul on üks nagu selline pöördumine avalikkuse poole. Mina lugesin teatrikriitikut ja teatrikriitik ütles, et kuigi meil on vist, ma ei tea, juba 100 teatrit ja iga päev on 20 etendust, mida inimesed võivad valida, et keegi ei käi enam teatris. Ja mina tahan nüüd isiklikult tänada kõiki inimesi, kes lolli etenduse ei vaata, et tõesti ärge minge teatrisse, siin ei ole mingit põhjust minna, las need kriitikud nutavad ja halavad. Jääge endale kindlaks, mina olen teiega, mina ei käi teatris. Vaida aastakümneid juba ärge teiega sinna hullumajja minge, ei ole vaja. Aitäh! Kõik või? Minu poolt.
Kõik või? Jaa, kõik.